me käisime siis täna Siófoki linnas, mis on siis Ungaris väidetavalt teine vastus. Jah, ma pean uuesti alustama. Time for checkout. Kärt läks maksma raha neile. Siin on siis mingi kontor või asi, kus saab maksta. Või siin samas basseini juures eile vist näib. Aga käisin hommikul pesus ja ega midagi muud teinudki, siis ei süüa, ei sööndki. Käisin pesus ja panin mast kokku ja bussi kokku ja nüüd lähme edasi. Nüüd lähme ehituspoodi kõigepealt. Siis peab käima toidupoes ja siis hakkame vaikselt Ungari poole liikuma. Vaatame, kas tee peale jääb veel midagi Slovakkias. Aga jah, muidu teekond läheb nüüd Ungarisse, siis ilmselt Ungari poole. Kohtusime siin vahepeal ühte toredat noort poissi, väga julget, kes tuli meiega rääkima ja andis meile just soovitusi ja nii edasi kohalike Slovakkias oli kuskil siin linnas. Ja siis ole nüüd kuss. Ja siis ta meil siin hoiatas, et Ungaris on igast fake piirivalvureid ja asjad, kes üritavad su käest raha skämmida, nii et eks näis. Mis me viimati rääkisime, siis kui Kämpsist ära tulime. Kämpsist läks ära, maksime, läks kallimaks, kui me arvasime. Ma ei tea, miks. Aga tegelikult ei olnud üdini kallis, aga Kärdialust oli väga kallis. Ei lihtsalt meile öeldi alguses, et 1 euro on inimene. Reaalsus oli 5 euro, ma veel küsisin, et üle 5 euro. Ja siis ta oli 1. Ja siis täna oli mingi teine tädi, see ei saanud üldse aru. Ja siis me rääkisime läbi Google Translate'i. Ja siis jah, igatahes. Ühesõnaga 5 euro oli inimene öö pealt ja 7 euro oli auto öö pealt. Ja linnamaks ka veel või see turismimaks oli euro. Et kokku läks 38 euro. No, pole hullu. Oleks teadnud, oleks lihtsalt ühe päeva kast ära teinud ja minema. Aga pole vahet. Siis käisime, sõitsime ehituspoodi. Ma panen selle mootori seisma, läheb nagu nii aega. Sõitsime esimesse kõige lähimasse ehituspoodi. See on mingi Partisanski või mis iganes linn. No ütleme, siuke pisike linna. Või kui pisike ta. No ütleme, 20 000 elanikku on seal. Ja läksin poodi. Ja seal oli täpselt üks vend seal ehituspoes, kes rääkis inglise keelt. Ja ta andis mulle siukse kardevärgi kokku. Pani kohe riiuli pealt võttis. Ühesõnaga, ma otsisin Tallinnast taga siukest asja ja ma ei leidnud. Nagu miks ei ole Tallinna ehituspoodides või ehituspoodis kui siukest läbiviiku nagu metallist läbiviik. Üli elementaarne asi nagu. Miks ei ole? Ja mitte ühest poest, vaid kõigist. No nendest, okei, ma ei käinud mingites Sandtekkides ja Feebides ja nii edasi, kuna need olid kinni, aga need tavalised suured poed, mingisugused Bauhausid, kuradi depod, asjad, dekoorad isegi käisime, kaarautos, igat poolt, no ei ole lihtsalt olemas, mingi plastikust kraani panin, see lekib nüüd. Ja siin mingi suvalises külapoes oli, valik oli siukene, tee, mis tahad kokku, ja siis vend andis veel otsa täpselt kõik õiged jupid. Pean need nüüd mingid kinni keerama lihtsalt ja on korras sellega lahendatud. Ja me pidanud isegi ise hakkama nuputama. Ja, ma lihtsalt ütlesin talle inglise keeles, mis mu probleem on, Ja neil oli samasugune plastikraan ka müügis, ma näitasin, et mul on praegu see lekib. Siis vend oli mingi, ja. Võttis riiuli pealt asjad. Algus pani mingi teistsuguse asja kokku, mõtles, see on liiga pikk törts, ei mahu vaata. Okei, pani mingi põlved, kraanid, särgid, värgid, kohe olemas, lihtne. Miks meil Eestis pole mingit kaubavalikut nagu? Ma ei saa aru sellest. Ma ei ole ju kuskil mingisuguses peenes riigis. Ma olen fucking Slovakkias nagu. See ei ole ju nii palju suurem riik nagu, See läks mulle mingisugune 6 euro maksma. Kõik see kokku. Ära valeta, 14 läks. 14 läks või? Jah. Mul läks 6. Ei, 14 euro. Okei, läks 14, siis läks 14. Siis me käisime söömas. Ja võtsime Strogonovi ja see oli kuskusiga ja see oli nii hea. See oli reaalselt, ma arvan, üks parimaid Strogonove, mis ma kunagi söönud olen. See liha lihtsalt, nagu tavaliselt, kui sa Strogonovi sööd, see liha on ikka siuke, pead nagu närima. See liha lihtsalt vajus ise suus laiali nagu,
kõik oli nii maitsev, seda nagu kastet, see stroganovi oli nagu õige kogus, on ja, et sa ei pidanud mingi seda kusti seal kuidagi otsima taga, vaid kõik, ja maitsed nii hea oli, noh. See oli nagu nii pehme ja nii mõnus ja ma ei tea. Kõik oli, no täitsa perfecto. Mulle ka nii meeldis. Et see Partisanski linn tundus väga okei, selles mõttes. Ta ei ole mingisugune kuurortlinn või siuke, aga tavaline siukene linnake ja väga okk oli. Meid kohtles väga hästi. Parkimine maks 35 senti. 35 senti tund. Vot. Ja ma vaatan, kui poes ei ole Barni, vaid Brumik. Aga nüüd me hakkame siis sõitma Ungari poole. Ungari kohta olen lugenud ainult halbasid asju. Jah, ei ole väga positiivsed. Just, aga eks saab näha. Praegu hakkame sõitma vaikselt siit ja me nüüd sõitsime natuke sellest Partisanskist välja, aga meil ostsime vett ja veepudelid sõitsid ringi, siis me tegime väikse pausi, panime need ära. Aga nüüd siis sõidame edasi ja eks siis, ma ei tea, näeme Ungaris või siis, kui mingisugust kaabakad meid kuskil piiri peal maha võtavad. Tavai. Ilmselt läheb tegelikult kõik hästi, aga noh. Just in case. Kerge autopesu. Kuna meie Matilda on väga must. Ja me oleme igas selles mööda sõitnud ja praegu me leidsime täpselt oli tankla kõrval ja oli vaba, nii et let's go. See siin kardab. Nii hirmus on. Aga no siit praegu pole näha, aga ikka väga mustus tuli alla. Nüüd Matilda saab pestud ja me peaks mingi poole tunni pärast olema Ungaris. Vinjeti sai ostetud, nii et ja vaatame siis. Jõudsime Ungarisse. Kohe jõuame 30 meetri pärast. Vaatame, nüüd kas peaksime olema Ungaris. pahad pätid juba tahavad meid. Väga tahavad meid. Jõudsime Ungarisse ja ööbimisse. Me veel ei tea, see siuke parkimisplats. Seal on päikseloojang, nagu te näete. Aga seal nagu alas on kiri umbes, et ei tohi parkida, ainult mingid elanikud võivad, aga nagu siinpool pole midagi. Nii et ma ei tea, eks näis. Ja nüüd meil natuke on jalapooled üleval ja peal, nii et peame nad susserdama. Meil kivi ei leidnud või? No just mõtlesin, natuke edasi siis pean kivi alla. Siis saab natuke näpsud. Noh, tere tulemast Ungarisse. Või no Ungarisse me jõudsime juba eile, aga tere hommikust Ungarist on vist õigem öelda. Elasime siis öö üle. Tegelikult oli hästi rahulik öö, või noh. Rahulik öö oli selles mõttes, et mingit liikumist ei olnud, aga ma lähen siia poole, siis ma näitan. Siin lähenduses on vist mingi kaevandus, sest vahepeal käivad hullud jurakad nagu, et vaata lõhitakse midagi. Aga ma ei tea, kas eile Kärt näitas või ei näitanud. Aga siin järve peal on siuke elu. Et siin elavad inimesed või ma ei tea, kas nad täpselt elavad just, aga ilmselt elavad ka mõned.
aga siis jah, majad, mis on vaied otsa ehitatud. Siuke koht. Aga ligi kuskilt neil ei pääse. No eravaldus kõiki arusaadav, inimesed tahavad oma ette elada. Kuskil seal on kohvik ka, aga see on ka praegu kinni. Aga mis seal teiselt pool järve on, näete? Mingi tööstus. Ja sealt tuli ikka öösel mingisuguseid ääli. No, mingi andmine seal ikkagi käis. Nii et sealt siis oli kosta nii mõndagi. Et tegelikult kui magama jäid, siis ei seganud, aga magama jäämist mind vähemalt minu puhul segas. Et ma ei jäänud väga hästi magama, et see segas mind natuke häiris. Või eks ma natuke olin ärevil ka, et Kärt norskas juba ammu. Ja räigelt palav oli nagu, et kuidas sa saad aru, et suvi tuleb on see, kui sa pead juba magama katsulukk lahti. Et me siis olime, terve öö ei olnud, ma öö keskel pain kinni, enne kui magama jäin, ma pain kinni, aga magama jäädes siis oli meil lahti. Kattuse luuk, sest bussis oli nii palav nagu, et ei olnud üldse, ei olnud võimalik magama jääda. Enne kui tekki alla ronisid, oli kõik kokk, nagu hea mõnus soe. Aga nii kui tekki alla ronisid, hakkas hiile palav. Meil on hästi paks tekk ka praegu. Aga ilm, vapustav, päike paistab jälle. Kõik jutud. Ja jah. Nüüd lapimegi ennast kokku ja hakkame sõitma jälle. Täna on jälle mingi paar tundi sõitu ja siis me peaksime vist mingisse kohta jõudma. Et meil siin Ungaris väga palju kohti ei ole pandud. Ja väga palju siin vist ei olnud. Me linnainimesed ei ole, muidu Budapest on kindlasti koht, kus käia ja nii edasi, aga me nagu linnades ei käi. Et siis me lähme vaatame nii palju loodust, kui me siit leiame või palju meil pandud on, natuke on, mingid kohad on pandud. Ega igale poole ei lähe ka. Eile õhtul tegelikult käisime ühe lossi juures ka juba, aga ei läinud sinna, hakanud sinna sisse minema ja bussi pesime puhtaks. Seda eile Kärt filmis ka, nii et seda on juba kuskil näha. Vot, aga egas midagi. Õues on nii mõnus ilm, et ei tahakski sinna rooli taha minna, aga mis sa teed? Mis sa teed? Veel fun facti. Näete neid putkasid siin? Ma ei tea, palju neid siin on. Üle 10. Need on vetsud. Igal vennal on oma vets. Sest seal on vee peal ilmselgelt ei saa teha vetsu ju. Siis neil on vetsud siin. Suvilate vetsud nagu. See on üks vetsulinnak. Me magasime siin kõrval. Enne see ei haise või midagi. Aga lihtsalt naljaks siuke. Et igal ühel peab oma olema. Ja siis on tekkinud mingi konfliktid. Iga vend on otsustanud, et teeb oma vetsu. Aga nüüd lähme küll minema. Awake in the morning with a light upon her skin, coffee cup before the day begins. Don't go, stay a while, we'll slow it all the way back down. Time is still and there's nowhere to be. Birds are talking outside, getting space for the words we hold inside to come out. So stay a while, we'll slow it all the way back down. Stay a little longer, it's only getting warmer.
the sunlight pouring, keep it like a picture frame. So stay a while and don't go, 'cause we got time, we'll slow it all the way back. Igatahes me jõudsime ööbimiskohta. Tee siia oli täielik Viimased 800 meetrit oli väga pekkis. No just. Siis ei olnud asfaldit isegi. Jah. Et ja siin olid mingid suured vaad ja siuksed asjad. Aga jah, no praegu ilm läks nagu halvaks, aga vaated on iseenesest ilusad. Parkla on Ma näitan teile vaata. Jaa, las Ints võtab teid endaga kaasa. Ei, ma mõtlesin, ma teen kraasiga. Ma mõtlesin, et Ints teeb. Et vaateid iseenesest on ja päris, no ma usun, et siin on öösel ka vaikne. Kindlasti. Me käisime siis täna Seofoki linnas, mis on siis väidetavalt teine kõige turismi populaarsem koht Ungaris. See on siis siuke järveäärne, väga mõnus oli, päike paistis, jalutasime promenaadil ja see on siis ka Ungari kõige siuke party pealinn. Ehk siis siuke, kus tehakse Eestis tavaliselt näiteks beach grind'e või asju, et seal oli näha ka neid reilinguid. Aga muidu oli praegu ilmselgelt välja surnud, sest turismihooaega ei ole ja siis enamik kohti oli kinni. Aga muidu ütleks, et oli päris siuke mõnus linnake. Jõime seal oma mingit kohvikest, mina jõin oma jäätisekokteili. Et väga rahulik ja chill oli. Ja siis ma sõitsimegi edasi. Ja nüüd me oleme siin. Me vahetasime ööbimiskohta. Enne me olime seal all, nüüd me tulime siia üles. Ja no on mida vaadata, ütleme niimoodi, et on mida vaadata. Ma arvan, et siin on öösel ka päris vaikne. Et no tõesti väga ilus on. Ints hakkab nüüd mingisuguseid bussist töid tegema, vahetab kraani ära ja ilmselt teeb ka Starlingi korda. Et praegu saaks seda teha, me jõudsime lõpuks ka Valges kuskile kohale. Ja siis sealt ülevalt läheb veel matkarada. Nii et me homme lähme uurime seda, kui ilm lubab. Et see pidi päris äge matkarada olema. Tšau! Vaat see vee peale ei astu. Mulle hästi tänan küsimast. Hakkan torutöid tegema, mul lemmiktööd. Muy bien. Oi jah. Saab näha. Võiks pidada, siin ei ole survet. Ma ei tea, ma ei ole oma torutöödes kunagi kindel. No vaatame. Ma vihkan torutöid nii. Tann või? Tann. Sellega on tann. Vaatame siis. Siuke kraan sai siia. No, maks vurste heida. Siuke kraan sai otsa selle plastikujunni asemel. Siit siis saab hakata vett välja laskma. Ehk ei leki. Ehk. Aga ma ei ole päris kindel sellest, sest see on minu tehtud ikkagi. Ja ma ei oska torutöid teha. Eks näis, vaatame, kas see nüüd sobib ka siia. Kas sa selle kapi kuivatsid ära või? Ma selle loigud võtsin ära sul. Okay. Kurat, siin on nii vähe ruumi. Ei mahu ära. Ei mahu ära. Siin on mingid veekaid asjad. Kus taha panema. Nii. Oota, see riht peab näha. Siia saab see voolik otsa ja saab välja lasta. Nii. Väga hea.
nagu näha on, siis pimedus langenud. Ja me siit mäe otsast näeme ainult all olevate asulate tulukesi. Kuu paistab ka väga heledalt. Ja Kärt tuleb välja piiluma. Piilub aknast või ukse vahelt. Koera läks kõlma. Tal on hirm vist. Ja meie lähme nüüd tuttu. Jaas. Jaas, nii et vaated on isegi öösel kenad siit. On jah. Pole nii külm, kui ma arvasin. Ei ole. Bye! Bye!